tegelikult ongi neid vaimseid asju väga raske teinekord sõnadesse panna. Ja kui Kristjan siin rääkis, siis ma mõtlesingi nagu selle peale, et me nagu väga palju kuuleme kogu aeg nii-öelda jutlusi ja kus on, eks ole, mida Jeesus tegi siis ja mida Jeesus tegi siis ja mida Paulus ütles siis ja nii edasi. Ja see kõik on väga hea ja õpetlik ja on väga oluline, et me tunneme Jumala sõna. Aga mida ta täna teeb? Kuidas ta täna kohtub inimestega? Mis on see sõnum täna inimestele isiklikult? Et sa lähed lihtsalt metsa jalutama ja järsku sa oled nagu tema ees tegelikult. Ja sa kohtud temaga ja su silmad avatakse nagu hoopis teise koha pealt. Et mul meelus üks selline lugu, ma ei hakka seda praegu ümber jutustama, sest ma ei mäleta detaile. See on mul video peal olemas kodus kuskil. Aga üks mees hakkas samamoodi sõitma autoga. 700 kilomeetrit oli tal sõita Ameerika Ühendriikides. Ja ühel hetkel ta tõmmati välja oma kehast taevasse autosõidu ajal. Ja tal näidati teatud asju seal pikalt ja põhjalikult. Ja siis ta oli tagasi oma autos ja oli juba selles linnas, kus ta sõitma pidi, 700 kilomeetri kaugusel. Aga ta oli võtnud ennem kütust ja tal oli tšekk alles, mis kell ta võttis kütust 700 kilomeetri kaugusest linnast. Ja ta vaatas kella, et see vahe oli umbes 5 minutit. Ta oli 5 minutiga sõitnud 700 kilomeetrit. Ja sellised asju, ütleme, uskmatus ei lase inimestel aru saada, kui sellised asjad juhtuvad, et mis mõttes 5 minutit, millest sa räägid, eks. Aga kui me vaatame Piiblit, siis me näeme, et seal on sellised asju, mitte millegiga me ei oska seletada inimlikult lahti. Seal on väga palju selliseid asju, millel meil ei ole nagu mõtet isegi hakata, kuule, see oli ikka see punkt ja see punkt. Lihtsalt see asi juhtus, Jumal sekkus, Jumal tuli, Jumal tegi ja asjad sündisid. Ja oligi kõik. Ja see mees, kes siis 700 kilomeetri kaugusel nii-öelda oli siis 5 minutiga umbes. Ma võin eksida, see võis 7 minutit olla. Ma ei mäleta täpselt, nagu ma ütlesin. Seepärast ma ei saa seda lugu ümber jutustada, aga see on olemas meil video peal kodus. Pikk lugu, tund aega kuskil vähemalt. Aga mida ta nägi seal? Ta oli ise üks jutlustaja. Ta ei olnud lihtsalt, ütleme, alles tulnud või nii. Ta oli ise jutlustaja, ta läks jutlustama sellesse linna. Ja see, mida ta nägi, ta ütles niimoodi, et seal oli põhimõtteliselt piltlikult öeldes riiulite kaupa inimeste kehaosi, käsi, jalgu, mida kõike veel, mis ootasid tegelikult usus vastuvõtmist. Ta ütles, et mul on kõik tegelikult valmis pandud, kui te suudate need usus vastu võtta teie jaoks. Kellel on käsi puudu, sellele antakse käsi, kellel on kõrv puudu, sellele antakse kõrv. Et see tegelikult on kõik valmis ühes teises dimensioonis. Mida meie, kui me oma nina ette vaatame ja vaatame ainult oma maksmata arveid ja mis poodi me toitume homme ja kus me odavamalt Alexela kaardiga veel kütust saame, kui me elame nagu ainult selles mullis, siis tegelikult me ei lasegi teinekord tõsta ennast kõrgemale sellest dimensioonist, kui Jumal tahab meid viia. Ja ma ei olnud kuulnud enne Kristjani tunnistust ja nii tore on kuulda, kui keegi teine on veel seal kohas olnud, kus sa ise oled käinud. Sellepärast, et see, kuidas mina Kristuse juurde tulin, seda lugu enamus teavad ja ma ei hakka seda siin rääkima, aga ma räägin ainult selle ühe detaili, et see on huvitav, et seal tõepoolest ei olnud mateeriat sellisel kujul. Seal ei olnud, ma seisin, aga mul ei olnud põrandat seal all. Ma vaatasin kuskil, aga ei olnud lage või seal ei olnud mitte mingisugust mateeriat. See oli üks asi ja teine asi oli see, seal ei olnud mitte midagi arusaamatut. Kõik oli 100% selge. Meil on sellest enne ka rääkinud, et ma vaatan seal otsa, siis ma võin nagu saada mingisuguse tunnetuse, mida sa mõtled heal juhul, aga enamjaolt mitte, eks ole. Enamjaolt ma ei tunneta seda või sina ei tunneta seda, mida mina mõtlen. Sa võid seda oletada või siis saada tunnetuse sõna, kui Jumal annab. Aga seal ei olnud seda asja. Et ma ei tea, mismoodi, äkki nii või naa. Ei, seal oli tõde. Mina seisin Kristuse ees. Ma usun, et kõik on kuulnud seda lugu. Aga ma lihtsalt toon selle detaili, kuna see tuli nii erksalt mul uuesti meelde.
ma seisin, mina teadsin, et see on Jeesus, kes seal seisab minu ees. Mina ei olnud ju arvanudki, et olemas on kunagi. Ma ei olnud üldse arvanud, et Jumal olemas on. Ja see teadmine, see kogemus, kui sa oled tema juures, see võib juhtuda sinuga järgmisel sekundil. Mitte, et ma kedagi nüüd tahaksin õhevile õhutada või vastupidi hirmutada, vaid saate aru, see ongi siin samas. See reaalsus on tegelikult kõigi jaoks olemas, mitte see, et me peaksime minema kogu aeg kehast välja. See on erakordne kogemus pigem, mida Jumal annab. Aga me peame mõistma, et meie mateeria, meie materiaalne maailma, see on kaduv. Ja kui sa selle nimel pingutad terve elu, sa ei saa mitte ühtegi asja kaasa võtta sinna, kus sa lähed. Sul võib kõik olla olemas siin maa peal. Sa võid selle nimel pingutada, sa võid joosta ringi, sa võid ükskõik mida teha. Aga Kristus ees oled sa üks päev ilma nende asjadeta. Sa oled isegi ilma nende inimesteta. Sul ei ole ühtegi ülekõrts seal. Sa oled ilma igasuguse nii-öelda kõrvalise toeta. Oled sina ja on tema. Ja siis ta küsib su käest, mida sa tegid selle eluga, mis mina sulle andsin. Siis sa saad võib-olla esimene kord üldse aru sellest, et sinu elu kuulub talle tegelikult. See ei olegi sinu enda omand. Sa ei ole enda omand, sa oled tema oma, sellepärast, et tema lõi sind. Sa oled tema poolt valmistatud. Tema andis sulle elu, tema andis sulle võimaluse tulla siia ilma. Ja sinu elu kuulub talle tegelikult. Ja siis ta küsib, et mida sa tegid selle eluga? Kas sa täitsid seda missiooni, milleks ma sind kutsusin? Kas sa said üldse kätte selle, et sa saad üldse aru, kes ma olen? Juba see on muide väga suur asi, kui sa saad ilmutuslikult aru, kes on issand. Kui sa ei näe seda raamatutarkust ainult, mida sa võid lugeda tema kohta, vaid sa saad ilmutuslikult aru, kes ta on tegelikult päriselt. Ja võt see on nagu väga tähtis asi. Ma olen nagu mõelnud siin, me rääkisime ka üks piiblitunnis siin hinna maksmisest ja kõigest. Et tegelikult sa ei suudagi hinda maksta, kui sa ei saa aru, kus ta on. Sest sa ei saa aru, mille pärast sa peaksid üldse hinda maksma. Sellepärast on nii oluline, et see esimene asi, see ilmutusliku arusaamine sellest, kes ta üldse on. Et sellest nagu algab, sest siis sa oled valmis hinda maksma. Sa oled valmis hinda maksma. Ja ma lihtsalt ütlen paari sõnaga, kuna siin on mitu inimest, kes ei ole kuulnud minu tunnistust. Ma ütlen ainult paari sõnaga, aga lihtsalt ma tunnen, et see on vajalik, kuna see eelmine jutt oli samas liinis täpselt, eks ole. Mina ei uskunud üldse, et on olemas isikuline Jumal. Rääkimata Jeesusest, Kristusest. Mind ärritas see kõik kohutavalt, kui ma seda kuulsin. Miski minu sees ärritus kohutavalt. Ma ei tahtnud sellest mitte midagi kuulda. Ja huvitav on see, et kõik muu tundus põnevam vaimses maailmas. Kõik muu tundus põnevam. Hingevaenlane on niimoodi sättinud. Ma ei mäleta, kellele ma rääksin just üks päev, et vanasti oli nõukogude aeg, mis vanasti, ma ei ole veel 100-aastane päris, kuigi varsti läheneb sinna, järgmine kuu hakkab lähenema jälle seal mingid numbrid, aga ma olen nõukogude ajal üles kasvanud inimene. Ma sain täis kasvanuks nõukogude ajal. Ja siis oli selline ajakiri nagu Pikker, mis oli satiiri ajakiri, huumori ja satiiri ajakiri, kus oli väga palju kirjutatud ja joonistatud karikatuure ja meil käis kodus see ajakiri, oli tellitud, siis ma lugesin alati kõik need mitu korda läbi ja seal oli kirjeldatud kuradeta, väga palju oli kuradest igasuguseid selliseid humoreske seal ja tema oli kirjeldatud kui selline hästi lahe tüüp. Et kui sa lugesid neid naljalugusid tema kohta, siis tema oli alati siuke äge kutt tegelikult, kellega nagu ikkagi oli päris lahe nagu semmida ja igasuguseid huvitavad asju juhtus ja isegi kui ta oli seal nii-öelda põrgu katla juures, siis seal oli ka ikkagi mängiti kaarte ja viinapudel käis ringi ja siuke lahe elu jätkus nagu, et see on nagu selline psühholoogiline asi, mis inimestele sisendati kogu aeg. Aga Jumalat oli kujutatud sellise pooldementse halli vanamehena, niisugune pikk habe ees ja niisugune kiilas pea ja tukub niimoodi vaikselt kuskil pilveviiri peal, vahepeal togib seal pahasi lapsi natukene ka, aga siis läheb elu jälle tal edasi, siis ta tukub nagu teistpidi ja tegelikult ta ei saa nagu mitte midagi aru. Sellised karikatuure oli täis terved ajakirjad sellel ajal ja ma usun, et neid on täpselt samamoodi teisel kujul ka praegu.
Aga mida ma tahan sellega öelda? See mõjutab meie arusaamist, kui me kogu aeg loeme, vaatame, kuulame ja meil jääbki selline mulje, et kõike seda saab nii kergelt võtta. Sest ega see kurat ei ole ju ikkagi nii paha poiss tegelikult, on ju. Me võime ikka temaga ka natukene tantsu lüüa koos ja mängida koos ja mängida ja ta tegelikult ei ole nii hull ja jumal, kas ta üldse aru saab enam midagi, vana ka ja vaata, kui kaua maailma loomisest saadik on tiksunud vaikselt. Vaat sellised arusaamised on inimestel tulnud. Ja tegelikult võtke kergelt, pole midagi hullu. Ja kui mina sattusin sinna teise kohta, kus ma läksin samamoodi oma kehast välja, ma tegelikult teadsin, et ma olin surnud, sest surmavaim tuli ennem seda, kummardus mu kohale. Mul tekkis paralüüs, ma ei maganud, ma olin täiesti üleval ja järgmisel hetkel ma olin Kristuse ees, ilma kehata. Ma ei näinud oma füüsilist keha, eks ole. Ja seal ma teadsin tegelikult, et ma olen surnud selles mõistes, mida see maailm mõtleb surma all, et ma ei saa enam tagasi. Ja miks ma rääksin nendest karikatuuridest? Sest minu arusaamine oligi täpselt selline, et see kõik ongi üks sirkus. Kui üldse kuskil on mingisugune, ma ei ütleks jumal, aga mingi kõrgem intellekt, siis ta kindlasti ei ole sellisel kujul, nagu võib-olla usklikud usuvad või kirikurahvas usub. Või see on nagu ajast ja arust, et inimene peab olema tugevalt kukkunud kuskile, kui ta sellist asja uskuma hakkaks. Ja mina ei pidanud ennast väga kukkunuks sellel ajal, tegelikult. Ma pidasin üsna selliseks nagu asjalikuks tüdrukuks ennast. Ja kui ma olin Jeesuse ees, siis sain järsku aru, et kõik see on jama. Kõik see on jama, mis meil räägitakse, mida me koolis õpime, mida vanemad räägivad. Kõik see on jama. Ja on olemas üks konkreetne isik, kes teeb kõik selleks, kellel on oma skeem ja tarkus, et sa täpselt niimoodi usuksid, nagu seal pikris kirjas on. Et see on üks naljamäng ja pole mitte mingisugust kohut pärast, pole mitte mingisugust Jumala seismist. Ja kui ma seal niimoodi seisin, siis ma teadsin, et mul ei ole tagasi teed enam. Ma olen põrgusse. Ma tundsin, kuidas nad tulid mu selja taha ja hakkasid mind vedama kuskile. Ei ole olemas kohutavamat tunnet kui see, kui sa ühel päeval saad aru, et nagu Kristjangi ütles, et see kate on su eest nagu läinud ja sa täpselt tead, kuidas asjad on. Sest seal ei ole enam seda, et ma arvan, kuidas asjad võiksid olla, vaid seal on nagu tõde. Sa tead täpselt, kuidas asjad on. Ja kui ma seal seisin, siis ma teadsin tegelikult, et ma olen surnud, ma ei saa tagasi minna. Ja ma oleks andnud ükskõik mida sel hetkel. Ükskõik mida, kas või ühe päeva enda elust. Et üks päev elada veel, et saada tagasi ja rääkida inimestele. Et ärge uskuge seda, mida ajalehed kirjutavad Jumalast. Ärge uskuge, mida teadus räägib. Ärge uskuge seda. Uskuge seda, mis Piibel räägib. Uskuge seda ainult. Sellepärast, et see on elu käsiraamat, mille Jumala püha vaim on lasknud inimeste kaudu kirja panna selleks, et me teaksime, mis on tõde. Et me võtaksime selle usus vastu. Ja me läksime ühel päeval need, kes võivad usus võtta vastu ka käed ja jalad, kui kellelgi on puudu. Sellepärast, et Kristuse veri on valatud selle eest, et meil oleks elu ja seda ülirohkesti. Johannese 10:10. See on olemas meie jaoks juba. Ja kui me ei võta seda vastu tema käest, mida ta meile kõike on andnud, siis ühel päeval me anname vastust Jumala ees selle eest. Ja kui mina olin Jumala ees, siis mind hakati juba ära viima sealt põrgusse, siis ma kisendasin nii meeleheitlikult Jumala poole, Jeesuse poole, ma hüüdsin appi teda. Ma ütlesin, nüüd ma näen, mis on tõde. Ma ei teadnud, mis on tõde. Ma parandan meelt. Palun anna mulle võimaluse minna rääkida inimestele sellest, millises pettuses me elab see planeet. Millises meeletus pettuses me elame üldse. Et maal ei ole tõde. Kõigil on oma tõde, mingisugune oma teekond, oma mingisugune õpetus. Igaüks mõtleb välja. Ma tegin isegi kunagi ühe katse, kui ma olin kuskil laval jutlustamas ja seal oli, nagu teatris on eesriie. Ja ma läksin siin eesriide taha, ma ei võtnud kääridega, et auku sinna sisse teha küll, et rikkuda teiste riiet, seda ma ei teinud, aga ma ütlesin piltlikult. Ma võin siia teha must miljon augukest ja iga ühest pista oma nina sisse ja rääkida, et tegelikult on see tõde ja tegelikult on see tõde, aga tegelikult olen ikka mina seal kaldrinate taga, kes inimesi eksitab ja petab erinevatel viisidel. Ei ole 100 tõde, on keegi, kes spetsiaalselt valetab meile tõe vastu ja on keegi, kes seda tõde meile räägib. Ja kui sa sellest aru saada,
kui mina sellest aru sain, siis see oli kõige olulisem asi üldse. Et minna ja öelda, uskuge Jeesusesse, Kristusesse, uskuge Piiblisse, uskuge seda, mida Piibel räägib, võtke see vastu. Ja mina arvasin, et ma ei saa seda võimalust, aga ma kisendasin ja karjusin ja mõtlesin, et palun lase mul minna tagasi. Kui sa lased mul minna tagasi, siis ma räägin kõigile, sa oled päriselt olemas. See ei ole mingi müüt või mingi hea energia ja paha energia, vaid sa oled isik. Sa oled see, kelle kohta Piibel ütleb, et minul on antud kõik meelevad taevas ja maal. Saate aru, mitte minule, vaid Jeesusele, eks ole. Ja tema on see, kellele on antud kõik meelevad taevas ja maa peal. Tema on see, kelle käes on juba käed ja jalad. Kelle käes on kõik olemas, et anda sulle seda, mida sa tegelikult vajad, mille eest tema maksis. Mitte seda kõike, mida sa vajad, aga mida sa päriselt vajad. Mis on tegelikult hind juba makstud selle eest, et sul oleks elu ja kõike seda ülirohkest, eks ole. Ja ma lubasin. Ja järgmisel hetkel ma olin tagasi oma voodis, oma kehas. Ja ma teadsin täpselt. Ma ei näinud seda nägemusena sel hetkel, aga ma teadsin seda, nagu oleks tempel sisse löödud passi Jumala enda poolt mulle niimoodi. Mine, okei. Umbes, see on päris nii, eks ole, see on alla koht, aga see on umbes nii, okei. Mine tagasi ja räägi. Ma annan sulle selle võimaluse. Ja paremat tunnet ei saa olla, kui kõige kõrgem isiklikult paneb seal templi passi ja ütleb mine. Ma annan sulle andeks. Aga mine ja räägi, et tema on elu ja sa võid elada igavesti. See elu ei pea lõppema siin. See elu ei pea lõppema nii, nagu sina kardada. See elu ei lõppeda hoopis teistmoodi. Suure pagasiga Jeesuses Kristuses. Suure pagasiga, mida sa oled tema nii-öelda hingede võitmise jaoks teinud. Mis iganes sa oled külvanud. Meil on kõigil erinevad rollid. Sellepärast ma lähengi alati uksest välja, kui mõni räägib midagi, mida ma ei ütle praegu. Miks ma lähen uksest välja? Sellepärast, et mulle ei meeldi seda juttu kuulata. Aga ma sain aru ka, miks mulle ei meeldi kuulata. Jumal näitas seda mulle üks päev. Ta ütles, et see ei olegi sinu osa. Sinu osa on see, mis ma käskisin sul teha, kui ma sinuga kohtusin. Minna ja kuulutada. Sellepärast sulle ei meeldigi mingid muud jutud. Sellepärast, et mina olen läkitanud sind kuulutama. Ma ei ole läkitanud sind muud tegema. Ja sinul on samamoodi kutse, mis on igavikus saadik paika pandud sinu jaoks. Mis on sinu koht Kristuse ihus. Iga ühel on oma kutse, oma koht Kristuse ihus, sest vastasel juhul see ei kuulu ihusse. Mul on kurb uudis selles mõttes, et kui me oleme ihu liikmed, siis mitte ükski rakk minu ihus ei saa öelda, mina küll midagi ei viitsi teha. Ja kui ta ütleb nii, siis see ihu on vigane, on nii. Iga peenemgi rakk kehas omab väga tähtsat rolli, on nii. Ja ta ei saa öelda, et mina küll midagi ei tee. Ma ei viitsi. Mis mõttes? Mina murdsin siin mõned aastad tagasi oma käeluu ära, ma kukkusin seal täiesti sodiks. See siiamaani ma vajan selles suhtes imet. Aga ma sain väga hästi aru, mis tähendab, kui üks kehaosa ei funktsioneeri hästi. Sellepärast, et see hakkab sind vangistama kohe, kui see ei funktsioneeri hästi. Sest sa ei saa teha kõiki asju, sa ei saa sirgeks seada seda, eks ole. See valutab sul aegalt. Aga kui Kristuse ihus on nii, et üks liige ütleb, et ma ei taha funktsioneerida või ma tahan hoopis olla, käsi ütleb, et ta tahab olla jalg või kõrv ütleb, et ta tahab olla nina, siis on asi tegelikult jama, sellepärast, et siis läheb kõik segamini. Ja sellepärast ma ütlengi ära, mitte kunagi lase enda pähe seda mõtet, et sinul ei ole rolli. Sellepärast, et see ei ole siis ihu. Saad sa sellest aru? Kui sina oled tema ihus, siis sul on roll. Ja kui sul ei ole rolli, kui sa ütled, et sul ei ole rolli, siis see ei ole tema ihus. Sest me oleme Kristuse ihu ja Kristus on pea, on nii. Ja sellepärast tehku igaüks oma osa. Ja mina tahan teha oma osa. Mul on hullem veel see, et ma isiklikult näost näkku nägin Jeesust ja ütlesin talle, lubasin talle seda teha. See on eriti hull veel, ma ei saa kuskil joosta ka tema eest. Teate, kui palju ma olen proovinud joosta? Ma olen tohutult palju proovinud joosta ära tema eest ja teinud minna oma põllule ja teha oma tööd ja teenida raha. Ja see on kohutav hävitunud alati siis. Nii et lõpuks isegi minu abikaasa ütles, et Merike, palun ära mine tööle. See toob alati sellise katastroofi kaela meile, et meie perele, et palun ära sina seda tee. Tee seda, mis on sinu osa, et niimoodi me elame turvalisemalt märksa. Et selles mõttes igal ühel on oma osa. Aga teate, kui lihtne
on võtta välja Alexela sooduskaart, vaadata, palju sa saad bensu pealt kokku hoida, vaadata, palju sa saad kapsad oma põllule kevadel panna. See on väga vajalik. Aga see elu on ajutine. Jumal pakub sulle igavest elu, mida mitte keegi sinu käest mitte kunagi riisuda ei saa. See mees, kellega mina esimese palve palusin, see inimene, kui ma olin pärast seda, kui ma Kristusega olin kohtunud 5 nädalat hiljem, ma leidsin lõpuks ühe inimese, kellega sai nagu, kes oli vanem kristlane natukene ja oskas mulle nõu anda. Ja ta langes tagasi pärast seda üsna kiiresti. Mitte, ma ei tea isegi, mis, võib-olla tean ka, aga vahet ei ole, mis põhjused need olid. Ja siis, kui ma aastaid hiljem temaga uuesti kohtusin, ta oli sattunud vanglasse ja ta tegi mulle nii-öelda väljakutse. Mul oli sellel ajal püsiluba, et ma sain vanglas käia nii palju, kui vaja oli parasjagu inimesi teenimas. Siis ta tegi väljakutse ja mõtlesin, et sa olid nii tuline kristlane kunagi. Milles on see põhjus, et sa tagasi ei taha tulla? Ta ütles, ma tahan nii väga tagasi tulla, aga ma arvan, et ta ei võta mind enam. Et Jeesus ei võta vastu mind enam. Sellepärast, et ma olin juba tema armus, kui ma tegin pattu ja ma arvan, et ta ei võta mind tagasi. Ja ma ütlesin, millise kirjakoha põhjal sa seda arvad. Sest ma ei tea, aga see mõte istub mu peas kogu aeg, et ma ei suuda isegi minna tema ette, et paluda, sellepärast, et kogu aeg keegi ütleb, et Kristus ei taha sind tegelikult. Aga mida ütleb siis meie kuldsalm Johannese 3:16? Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on andnud oma ainusündinud poja. Kas seal on kirjas, et kui sa oled teda tundes võttu teinud, siis sul ei ole enam tagasiteed? Ei, seal ei ole seda kirjas. Kas seal on kirjas, et sa võib-olla ei kõlba ühel või teisel viisil või Jumal helistab kedagi teist sinule? Ei, seal ei ole sellist asja kirjas. Keegi teine, see, kellest karikatuure joonistati, see sisestab sulle neid mõtteid, sellepärast, et temal on ainult üks eesmärk. Tema eesmärk on see, et sa vihkaksid Jumalat. Et sa arvaksid, et Jumal ei ole hea. Et ta ei taha sulle head. Tema heldus ei kesta igavesti. Ta on manipulaator. Ta tahab teha meist marionette. Ta tahab võib-olla panna meid mööda nööri käima. See on see, mida meile sisestatakse. Ja see võtab ära vabaduse. Aga mida Jeesus ütleb? Kui me tunnetame tõe, siis see teeb meid vabaks. Tõe tunnetus teeb meid vabaks. See vabastab meid nendest ahelatest, nendest kuradi valedest, kõigest sellest, mis paneb meid ainult ninapidi siia maailma, mida me kunagi kaasa võtta ei saa. Ma räägin viimase tunnistuse, võib-olla. Ma nägin kunagi ühe unena. Ma olen seda rääkinud, aga osad ei tea. Nägin ühe unena ajal, kui ma tegin oma korteris remonti. Ja ma nägin unes, et ma olin taevas. Ja ma nägin oma korterit taevast. Ja vaatasin, et palju ma vaeva nägin, et kõike seda remonti seal teha. Iga detaili ma mõtlesin läbi ja plaadid ja liistud ja kruvid ja töömehed ja ma ei tea, mis asjad kõik veel. Kui palju ma nägin sellega vaeva. Aga taevas olid mul ainult pahteldatud seinad. Mul ei olnud isegi värvitud veel, polnud isegi lihvima hakatud. Pahtlitükid olid teina peal. Aga see väga suur ruum oli. Siis ma seisin seal taevas ja mõtlesin, et kui inimesed on ikka rumalad. Nad investeerivad nagu kõik sellesse maailma, mis kestab nii vähe aega. Aga mida Piibel ütleb? Koguge varandusi taevasse. Sellepärast, et seal sa elad igavesti päriselt. Ja kui me sinna, ma tean, et siin mul abikaasa ükskord Matis ühe väga suure surnud koera maha, mida üks vana inimene palus, et ta ei jaksa ise seda matta. Ja Alari pani selle prügikoti sisse pagasnikusse, et otsida siis Tallinnas kohta, kus ta saaks nii suure koera maha matta. Ja ta unustas ära selle muidugi, siis päev läks kiireks ja siis kui ta järgmine päev avastas, et tal on ikka surnud koer pagasnikus ja ta lõpuks selle sai kuskile maha maetud ja nägi suurt vaeva sellega.
siis ta ütles, et nüüd ma sain vähemalt kristallühtri taevasse, et selle eest ma lihtsalt pean saama korraliku lambi sinna, sellepärast, et see oli nagu nii raske ja ma tegin seda ainult armastusest inimese vastu ja ma ei saanud sellest ise mitte mingisugust kasu loomulikult, aga see oli selline vaev mul, et nüüd mul peab küll kristallühter olema vähemalt üks asi on olemas, küll voodit võib-olla ei ole, aga lamp on aus, ma ei tea, miks just lamp läks. Nii et see on nagu võib-olla jah, selline väike huumor siin juures. Aga me peame, mida ma tahan nagu, kui täna niimoodi juba läks see teema nagu mõista anda, et kuidas sa kogud need varandusi taevasse. Sa kogudki niimoodi, kui sa teed seda, milleks sa sinna kutsunud. Kui sa oled sõna kuulelik sellele, mis sa sulle ütleb igapäevaselt. Et ta mõtlebki, mõnikord ta annabki sulle mõne inimese juurde minna või midagi teha või rääkida. Siis sa mõtled, et ma tahan palju suuremaid asju. Aga niimoodi need asjad proovitakse läbi meie sees, kus sa oled. Mäletate seda lugu, kuidas ma kodutule andsin liha. Kõige hullem andmine oli see üldse minul elus siiamaani. Ma mõtlesin, ma suren ära selle teekonna peal, ma ei suuda minna sinna. Ma tean, võib-olla osad ei tea seda lugu, ma räägin hästi lühidalt uuesti. Aga see tuli ka mul meelde siis, kui sa rääkisid siin. Ja see juhtus bussijaamas aastaid tagasi, kui ma olin noor kristlane. Ja seal oli väga palju rahvast, kes ootasid Tallinna bussijaamas, ootasid bussi kõik. Ja seal keskel oli sellised nagu pehmed toolid pandud, kus oli nagu kõige rohkem valgust nagu nende toolide peal. Ja seal istus üks kodutu, no sellised ei ole enam ammu näha olnud, see oli 90ndate alguses suhteliselt. Ja see kodutu oli meesterahvas ja ma kujutan ette, et ta väga võib-olla haises. Ta oli üleni külma võetud, nii et tal nägu praktiliselt ja nina ei olnud üldse peas ega käsi. Et ta oli ilmselt seal talveaeg oli pakase käes maganud ja see oli, tal ei olnudki nagu inimlikku nägu üldse enam olemas, aga midagi sellist. Ja inimesed hoidsid eemale tast. Istusid eemale ilmselt võib-olla nagu haises pahast või sellist. Keegi ei tahtnud seal lähedal olla ja mina pidin ühe inimesega kokku saama korraks, kes tõi mulle liha ja natukene raha. Meil olid mingid omad kokkulepped ja läks uuesti tagasi bussi peale. Ja jumala vaim ütles, et mine viia sellele mehele see raha ja liha. Nagu osa lihast ja raha ja midagi seal oli veel, et vii see talle. Ja mul ei ole kunagi probleemi anda inimesele midagi, kui ma käsib, aga see kord ma tundsin, et mul on piinlik minna kuidagi, ma ei tea, liha hakkas möllama täiega. Ja kuidas ma lähen nagu, ma olin üsna noor kristlane, noor inimene ka ja lähen lihtsalt tema juurde ja mis ma siis räägin temaga ja kõik vaatavad mind ja tundsin, ma ei tea, et sokutaks, võib-olla annaks ühe, ma ei tea, krooni mõnele väiksele poisile, äkki see võib ära viia või kuidagi, et ma ei peaks ise tegema seda, see oli hästi ebamugav jaoks. See on hämmastav, kuidas meil mõnikord tekib piinlik moment asjas, kus me ei peaks piinlikkust tundma, eks ole. Et saage aru, et mul ei olnud sellest lihast kahju. Mul oli piinlik minna seda viima lihtsalt. Ja siis ma seisin seal nurga taga, võtsin hoogu kogu aeg ja rahvast tuli ainult juurde, mõtlesin, miks peab nii palju rahvast siin olema. Ja siis ma võtsin selle kilekoti, mis mul siis käes oli, võtsin ennast kokku ja läksin selle mehe juurde üle selle saali, siis kõik vaatasid mind. Ja sel hetkel, kui ma hakkasin minema, ma tundsin äkki Jeesus käib mu kõrval füüsiliselt, isikuna. Ta käis mu kõrval täiesti nagu isik. Ja ma andsin selle ära, ütlesin talle paar sõna, tal õnnistasin teda. Ja tulin, pöörasin ümber ja hakkasin ära minema. Ja siis Jeesus ütles mulle, see olin mina tegelikult. See kodut olin mina tegelikult, sa tegid seda mulle. Sa ei tundnud ära mind lihtsalt. Saad aru, me ei tunnegi ära. Vaata, Jeesus niimoodi õpetabki meid ja kasvatab asjadega. Nii ta tegi ka piiblis. Kus me tegelikult ei tunnegi ära. Me arvame, me teame, et ta on kuningas ja ta tuleb ja sealt õllas ja kullas ja kõik, eks ole. Aga mida tema ütleb? Mida sa oled teinud vähimalegi nendest, kes minusse usub, eks ju. Seda sa oled minule teinud. Ja ta väga palju ütleb ka piiblis isegi, et olge külalislahked, sest ei tea, et millal ta hinge sisse astub, eks ole. Et selles mõttes ta võib ükskõik kuidas, aga see oli minule üks kõige tõsisem õppetund üldse, mis näitas mulle, kui palju on minu lihas sellist häbenemist või valehäbi või uhkust isegi selliseid asju teha ja näitas mulle, milline on tema süda tegelikult. Milline on tema süda ja milline on minu süda.
ja minu süda ei olnud kindlasti see, mille üle oleks ma uhkust tundnud. Küll aga ma tundsin uhkust Kristuse südame üle, kellel on nii suur valu ja kaastunne kõikide inimeste suhtes, mida meie kui meil paremini läheb, üldse ei mõista ja meid ei huvitagi see. Aga ühel päeval, kui me oleme tema ees, siis need asjad kõik laotatakse laiali meie ees. Nii et selliseid lugusid tahaks rohkem kuulda, kus Jeesus täna käib meie keskel ja teeb asju. Ja tahame kuulda neid lugusid, kus me näeme, et jalad otsa kasvavad. On nii? Kus inimene saab kõrvakuulmise tagasi lõplikult. Me usume seda, et see tuleb, see on taevas juba valmis pandud. See kõrv on valmis pandud juba, see uus kõrv. Me usume, et see tuleb. Me võtame selle vastu. Aga huvitav on see, et Piiblis, Uues Testamendis, Kristuse ajal me ei näe nii väga palju seda, kuidas inimesed oleks oma heaolu pärast võidelnud ja sellepärast Kristust palunud. Vaid nende kõige suurem mure oligi see, mis saab meist igavikus. Et meil oleks igavene elu. Mis me peaksime tegema selleks, et meil oleks igavene elu. Ja Kristus on selle meile kõik valmis pannud, see on meile kõik olemas. Meil ei ole ühtegi põhjust mitte sinna saada. Ainuke põhjus oleme meie ise, kui me ise ei ütleme talle ja paneme ukse riivi ja ei soovi seda teha. Ja sellepärast võib-olla ma olen mitmeid kordi siin viimasel ajal palvetanud sellepärast, et kõik, kes me siin oleme ja kuuleme ja keda siin ei ole täna, et me saaksime väga isikliku ilmutuse sellest, sest siis sa jaksad ka hinda maksta. See hind on mõnikord päris tõsine. Aga saate aru, see käib meie südame pärast kõik. Sellepärast, et peegel on see, olukord on see peegel, mis toob välja selle, mis su sees on. Nagu ma rääkisin sellest kodutu loost, olukord on peegelpilt. Kui sul on teatud olukord, siis sa tegelikult näed, mis su sees on. Piiblikoolis istudes ja halleluuja hüüdes me võime kõik olla nagu kukununnud. Aga kui tuleb tõsine olukord, siis see näitab tegelikult, et meie sees on asju, mida me isegi ei tea. Ja pärast me ütleme tänu Jumalale selle eest, et tema need asjad on paljastanud ja lasknud meil muutuda ja meilt parandada. Nii et väga paljud olukorrad on ka sellepärast, et sina saaksid puhastatud. Sina saaksid muudetud, su südame olukord saaks muudetud. Mitte, et tal oleks kahju sulle anda midagi. Aga tema näeb ju igavikuliselt sinu elu ja sinu aega. Nii et häda mulle, kui ma ei kõnele, ma ütleks selle kohta. Ja see ei ole üldse see, et tahaks või oleks huvitav alati. Huvitav on ikka, aga ma lihtsalt tunnen seda vastutust nii tugevalt, et inimesed teaksid, et ta on päriselt olemas ja ootab teid kõiki koju ühel päeval. On nii? Amen!